Tere! Ja juba mõnda aega olen ma tahtnud teha sellist, mitte lugemist, vaid kanaldust. Elutee numbrite kohta. Mis on need plussid ja miinused? Et näiteks kui su elutee number on 8, mis on selle South Node nii-öelda lõunasõlm ja mis on selle põhjasõlm. Et miks seda teha, et siis see annab sulle tagasisidet või peegeldust, kus sa hetkel paikned. Kas sa oled näoga lõunasõlme suunas ehk siis minevikus või oled sa oma keskmes ja näoga päikese suunas ehk tegelikult positiivsuse suunas, oma elu loomise, asjaliku loomise suunas ehk dharma teekonnal oma elu pea eesmärgi suunas ehk põhjasõlme suunas. Ja lõunasõlm on siis karmatee, et sa saaksid korrastada, kui sa märkad kas kinnitust, et sa oled õigel teel või siis korrastada, et ümberpööret teha. Selle video eesmärk on see. Ja kuidas siis oma elude numbrid siis kalkuleerida ongi, näiteks minul on 25.05.1985 ja ma liidangi kõik need üksikud numbrid kokku. 2 + 5 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 5 ja ma saan kokku. Kui ma saan kokku siis kahekohalise numbri, siis selle ma omakorda veel liidan. Ja ma pean saama lõpuks siis ainult ühekohalise numbri. Minul on see näiteks 8. Minu elude number on 8. Elu peateel olen ma ka muidugi. Aga ma räägin ka sellest, kui näiteks keegi, kes on samamoodi elutee numbriga 8, aga ta on segaduses või eksinud, siis ma toon need nagu, kui tema ei tea neid asju, et ta saab ka korrastada ja saab aru, miks tal on selline elude number ja mis on siis seal selline tähendus, üldine tähendus. Ja muidugi võta siit see, mis sind kõnetab ja jäta see, mis sind ei kõneta. Ja ennem ma tegin täna ka seda täiskuu lugemist ja mitte õigemini lugemist, ma tegin seda kanaldust, eks ju. Võtsin kaardid välja, tahtsin lugemist ka teha, kuid lõpus kinnisvara teema, mul võib siin veel tulla neid. Ta on väga intensiivne 3+ inimesega läbirääkimised, huvitav ootamatu olukord, väga tänuväärne olukord. Ja siis ma ei saanudki seda kaardi lugemist teha, aga ma näen, et ma vaikselt liigun rohkem kanalduse suunda niikuinii. Eriti kui ma nüüd hakkan kolima ja arvatavasti jätan alles ainult 1, maksimum 2 kaardipakki siis, ja ülejäänud müün maha. Õnnistan need sisse, edasi, annan edasi kellegile, kes saab neid samamoodi aktiivselt kasutada, nagu mina olen seda teinud. Aga et ma olengi rohkem, ma vaatan viimastel päevadel või isegi viimane nädal, mis on olnud, ma näen, et ma nagu kuidagi nii lähen sinna voogu, et ma unustan isegi vaadata kaartidelt, aga mõnikord mulle meeldib vaadata, et see annab niisugust konkreetsust, täpsust, sümboolsust, detaile juurde. Võib-olla mingi kiirem taipamine või kinnitus. Aga täna ma siis teen mitte lugemist, vaid tõesti, see ongi see, et numbrimaailm on väga suur ja lai. Ja see, mis mina praegu esile toon, ei ole juhuslik, kui sina sellele satud. Selles mõttes, et muidugi ma võingi rääkima jääda number 1 või number 3 või 8 või 9, aga praegu tuleb siis, ma püüan hästi raamidesse võtta ja praegu tuleb see, mis praegu on oluline, mis praegu on konkreetselt must ja valge oluline, et sa saaksid aru, kus sa oled. Nii, ma panen ka siia alla, üks asi veel. Ma loodan, et sa jälle ei võta kontekstist mingit asja, näiteks see mu täiskuu lugemine, et
ma kohe kindlasti, ma arvan, et see tuleb ka sõnumina läbi, et ma kohe kindlasti ei arva, et kaljukitsed on midagi negatiivset ja veevalajad on midagi positiivset. Ei, need on meie endi aspektid meis endis ka, et meis kõigis on. Ja kaljukitses ja veevalajas mõlemas on ka omad plussid ja miinused. Näiteks ma ei ütle, et kõik kaljukitse tähtkujus sündinud on nüüd midagi halvasti või jäävad midagi maha. Ei, toon sulle näite, et ka minu poeg, üks poegadest on kaljukits ja tema on oma eluteel absoluutselt seda positiivset enesearengu, pidevalt arengu ja saavutuste keskne ta tõesti nagu kaljukits on nagu tõsiselt ja ta on väga palju kuldmedaleid juba saavutanud oma erialal, mille üle ta on kirglik. Ja kuigi teda liiga palju, ta on hakanud rohkem huvituma minu teemadest, minu enesearengu ja spirituaalsetest teemadest, ta on rohkem hakanud küsima näiteks manifesteerimise kohta. Ta on hakanud sellega tegelema, kuigi kaljukitsed on väga maised maaelemendi inimesed, siis see on nagu tore üllatus, et teda on hakanud huvitama need teemad ja ta väga edukalt juba saavutab ka läbi selle. Ja mina näen teda tähena, ta on oma eriala täht ja mitte ainult oma eriala täht, vaid ma imetlen seda, kuidas ta on ka oma näiteks, ta alles sai täisealiseks, kuidas ta on ka oma varjukülgesid vaadanud ausalt ja autentselt ja ausalt ja on, kuidas öelda, teinud seal inventuuri ja parandanud ja kuidas ta on märganud, kuidas ka väline seeläbi peegeldab. Et kuigi ta ütleb, et nagu teda ei huvita liiga palju minu teemat, siis ma näen, et tegelikult sisimas ikkagi käib ka seda täherada ehk oma hingerada. Ta on väga heas kontaktis oma südamega, oma tunnetega ja kuulab oma hinge. Oskab öelda vägagi ei ja nii edasi. Ja samas on ta selline südamlik, et kindlasti ma ei näe, et tema on see, kes sellest rongist või sellest nagu nüüd sellest juuli täiskuust maha jääb. Tema on vastupidi teinud enda sees nii suurt sisetööd, mitte ainult välise maailmaga, vaid ka sisemaailmaga. Ma näen, et teda täielikult tähena, kuigi ta on sündinud kaljukitse tähtkujust. Et siin ma näen sellist transformatsiooni, et ma ei taha raamidesse panna, et see on paha ja see oligi mu video sõnum, et tegelikult ellu jäävad need, kes on teinud varjutööd ja kes ei lasku äärmustesse, vaid on endaga väga ausad ja vaatavad, tasakaalustavad endas need asjad. Et nad ei ole äärmustes, et need lähevad jõudsalt edasi ja tema on kindlasti täht. Ta on sünnist saati üks suur täht olnud, lihtsalt mõtleb suurelt, teeb väga palju tööd selle nimel, nagu minagi, ainult et tema eriala on hoopis teine. Jalgpall, eks ju, sport, trennid üldse ka, igapäevane trenn ja ta on väga distsiplineeritud, me oleme pealtnäha väga erinevad, kuid tegelikult oleme väga sarnased, kui nii võtta. Et ma tahan öelda, et kõik kaljukitsed ei tunne nüüd ennast halvasti või midagi. Nagu ka Divine Feminine, see ei ole ainult naised. Divine Feminine, jumalik naiselikkus on ka meestes olemas. Ja kui see aspekt on nendes olemas, kui nad on sellega kontakti saanud, siis ka nende partner on seda. Siis ka tema partneril, mida ta magnetiseerib oma ellu, on sellised omadused. Ja ta oskab suhelda ja ta ei riku seda suhet ära, sellepärast, et ta on kontaktis enda Divine Feminine'i aspektiga just nimelt, et see ei ole mingi isik ega asi, vaid see on energia, mis on meis kõigis olemas, nii naistes kui meestes, samamoodi kaljukits ja veevalaja on meil kõigis olemas. Et see kaljukits on ääretult edasi pürgiv ja kõrgustesse minev ja võib olla tõeline täht, aga kui ta jääb kinni sinna mingitesse oma sõltuvustesse või ei tee varjutööd, siis seal on ka omad niuksed nagu, eks ju, et seal on see, et siis see täht on, vaata, veevalaja ajastu oma on ka selline, kes jääb kinni lapsepõlve
traumadesse, aga ta ei transformeeri neid ümber, ta ei tervenda neid, et tõeline täht on see, kes tervendab ka selle, et see veevala ajastuse täht tarokaardis siis. Selline intro tahtis läbi tulla, ma panen ka siia numbrid, elude numbrid ajatemplitena alla ja et sa leiaksid selle, ennem arvuta siis kokku, mis on sinu elutee number ja hakkame siis kuskilt otsast pihta. Number 1. Number 1 kindlasti positiivsed North Node, eks ju. Number 1 North Node ehk põhjasõlm ehk nende elu peatee on liidriks olemine. Neil on seda väge, neil on seda jõudu, neil on suur organisaatori omadused, sellised nagu pealehakkamine, nende vägi ja jõud on tavaliselt väga selline ja see on väga mehelik number, et see liigutab mägesid, selline sammas, kindel, täis entusiasmi ja kõike seda. Kuid võib-olla see South Node, kui ta on liiga liikunud sinna, on ekslenud oma mineviku sinna, ta võib olla liialt isekas, mitte liider, vaid siis rohkem bossi moodi. Isekas, võib-olla ka mingi nagu kaadkompleks, sest see 1 on hästi selline kaad, on ju. Kõik teed viivad jumalani või kõik on 1, kõik numbrid viivad ka 1, et see on nagu natukene ka jumalikkusega seotud see 1. 1 on ka hea rahanumber, 10, 1, väga head liidri ja rahanumbri. Need ja see raha tuleb, kui sa liigud õigete eesmärkide suunas ja panustad oma North Node'ilt, siis on ka rahaga kenasti. Aga kui sa see South Node'is karma on see, kui sa lähed liiga kaatkompleksi ja arvad, et sa oledki jumal. Tegelikult number 1 on väga noor hing, ta vajab tegelikult veel palju ennast täiendada ja õppida, aga võib-olla tema selline pealehakkamine ja jõud ja vägi ja entusiasm viib teda veel kaugele. Et võib-olla, et ta liiga isekaks ei lähe, liiga bossiks ei lähe, vaid humbles down and understands ja mõistab, et tal on omad tugevused ja teistel on omad tugevused, et ta säilitaks sellise liidri omaduse, liidrilikkuse, mitte bossiness, eks ju. Et ta austaks ennast ja teisi ja ta ei läheks äärmustesse, vaid tasakaalustaks, sest ta on selline kohe esimene number peale hakkamine, liider ja kõik see. See on siis, kus võib nihu minna ja kus on väga hea rahavoog, on ju, ma vist sai selgeks selle. Number 2. Number 2 on selline väga naisenergia, eks ju, intuitsioonid, teemad, sisetunne, naiselikkus, voolavus, manifesteerimine niisugune pehmemal viisil. Kindlasti duaalsus, kindlasti on tal hea nii oma sisemise mehe ja naise tasakaal. See on kindlasti, mis teda aitab, muidu ta läheb liiga tunnete virvarri ja sügavustesse. See ongi see pahupool, see karmapool, ta võib minna liiga kaassõltuvuslik olla, sellepärast, et ta ei ole endas tasakaalustanud mees ja naisenergiad enda sees, et ta võib liiga naiselikkusesse minna ja liiga tunnet sügavustesse ja vajada liiga palju teiste abi. Et see on võib-olla selline karmapool, et ta läheb liiga naisenergiasse aga tal on vaja seda duaalsus on ka 2, eks ju, et seda tasakaalustada mees ja naisenergiat, ehk siis passiivsust, aktiivsust, kuud ja päikest ja nii edasi. Kehameel ja hing, et võib-olla 2 on selline teema, et ka paari suhtes sellele rõhku panna ja siis sa oled oma põhja naela suunas, hoiad seda tasakaalus, maisus, ebamaisus, kuu, päike, öö, päev, mehelik, naiselikud aspektid, et sa austad neid mõlemaid, et sa ei läheks liiga selline naisenergiasse, abitusse või sellisesse nagu
liiga sellisesse olemisse, et sa nagu tasakaalustaksid need asjad, et sa meesenergia ka endas, et siis sa lähed kenasti Põhjanaela suunas, siis sa oled võtnud oma eelmise elu kogemuse ja rakendad seda selles elus, siis sa oled kindlalt ja vankumatult edasi. Ja siin saadab küllus, eks ju. Et ma arvan, et ma sain nüüd siin number 2 ka kõik öeldud. Number 3 on selline tüüp, kes võib ta karma pool või siis lõunasõlm võib olla see, et ta võib minna liiga melanhoolsusesse ehk siis minevikku. Minevik, olevik, tulevik on hea joondada 3. 3 võib olla ka karma osa see miinuspool, et ta võib sattuda, kuna ta on eriti siis, kui ta on minevikku kinni jäänud oma lapsepõlve vanemate või vanavanemate mustritesse kinni jäänud, ta võib korrata neid mustreid, ehk siis armu kolmnurkasid, draama kolmnurkasid või selliseid asju. Aga number 3 eluteega inimene, kes tasakaalustab endas minevik, olevik, tulevik, joondab ennast universumiga, maandab ennast, joondab ennast, siis ta võib olla väga hea manifesteerija, 111. Kui ta peab jälgima, et ta mõtted ja tunded oleksid positiivsed, ta võiks teha manifesteerimispäevikut, et ta fokusseeriks teadlikult konkreetselt sellele, mida ta tahab luua, siis ta olevikus loob tuleviku just omadel tingimustel. Ta saab ise olla see manifestor, see alkeemik oma elus. Siis ta jõuab kaugele, see on tema põhjasuund. Pluss siis tal on ka see 3 ainsuse, ehk siis tal on see hea ühendus küll suguvõsaliiniga, perekonnaga, aga ta loob omadel tingimustel oma perekonna. Ja ehk siis poeg, laps ja ema, eks ju, ehk see kõik sõltub temast, millele ta keskendub. 111 on manifesteerimise number, ka kokku 3. Ja see on tema põhjasuund, et temast oleneb endast väga palju. Ja võtmesõna ongi see, et ta tuleb hästi kohale hetkesse ja praegu. Meditatsioon näiteks aitab, et ta jää kinni mingitesse vanadesse kellegi võõraste lugudesse. Siis ta võib muutuda melanhoolseks ja võib luua endale, mida ta ei taha, mingid kolmnurkasid, mida ta tegelikult ei taha. Huvitav, et ma just selle 3 seoses ma kolin ja ma panin niisugused suled, mida ma olen siin eelmisel suvel leidnud. Minu jaoks see esindab nagu meesenergiat ja see naisenergiat. Ja ma mõtlesin, et ma olin need ära visanud, sest kolin ja kõik need asjad, aga ma olin need ikkagi pannud dokumentide ja piltide juurde, sest mulle need väga meeldivad, need karakterid. Vabandust. Need karakterid mulle väga meeldivad ja siis ma jätsin need. Ja sellel suvel leidsin ma hiljuti sellise kiirustades, jalutades sellise väikese, mis on väga sarnane selle naisenergiaga. Vaata, ta on ümar, meesenergia oli väga punktuaalse tipuga ja konkreetse mustriga, siis naisenergia on selline ümar ja nagu feidid natukene, eks ju. Ja tema on nagu koopia sellest, ainult et heledam. Ja see on nagu ka justkui nagu perekond, sisemine perekond, mees, naine, laps, ema, isa, laps. Ja kuidas ma need suled taas leidsin just hiljuti nüüd, just siis, kui ma ütlesin, mis magic on ees, vaata, see lugemine, just pärast seda, seal oli ka mingid kuningal olid justkui nagu linnupesa oli, et nagu ta unistaks perekonnast või mingist sellest. Ja just peale seda ma nägin, et see kinnitab seda, et kellelgi on tulemas selle või järgmise selle aasta lõpupoole või järgmise aasta esimene pool beebi. Seda näitab mulle, et keegi hakkab looma perekonda.
väli annab kinnitusi korduvaid, et siis teadke seda, et see on ka magic, mis on ees. Ja just, et mu poeg küsis, tegelikult, kus ma leidsin, ongi see, et poeg küsis sünnitunnistust, pane tähele. Ta tahtis oma sünnitunnistust ja ma otsisin selle üles ja nende sünnitunnistuste vahel või juures olidki need suled ja ma võtsin need välja ja mul tuli meelde see lugemine, mis magic on tulemas. Ja see on kinnitus sellele, et see on tulemas, eks ju, see magic sünnitunnistusega koos tuli välja ka märgid, sümbolid. Ja sellega ka, et see number 3 võib luua endale siis toreda perekonna ja kõik oleneb temast. Ta peab lihtsalt väga palju ennast joondama, keskenduma ja looma. Tema võib olla rohkem selline keisrinnalik, isegi kui ta on meesterahvas, ta võib olla keisrinnalik, kes loob, manifesteerib läbi olemisel, läbi meditatsiooni. See on tema hea omadus või tema tugevus, siis ta on enda põhjanaela suunas. Number 4 on hea, on see, et ta on selline hästi kindel number, väga meesenergia number, loob kodu, tööd, perekonda, kindlat struktuuri, kaitset, küllust, seab plaane ja järgib neid, lihtsalt ei unista, vaid teeb ka. Ja temas on nagu nais- ja meesenergiat ka selles mõttes tasakaalustanud, et ta on heas kontaktis ka oma naisenergiaga, sest eelmises elus on ta number 3 olnud keisrinna energias, seega ta on edasi liikunud selles ja endale loodetavasti kaasa võtnud need omadused ja kasutab neid targasti oma loomingus. Võib-olla tagurpidi või tähendab see karma number 4 võib olla see, et ta liiga keskendub tööle, et ta pere võib-olla jääb tahaplaanile või ta on liiga isekas või külm, endasse tõmbunud, mõtleb ainult endale, kui tegelikult on see number 4 selline, et ma mitte ainult endale, vaid ikkagi pere, siis võib-olla see karma teema võib olla see, et ta võib olla väga liiga indiviid ja ainult endale mõelda, isekas olla, külm, kalkuleeritud, jah, isekas võib-olla, jah. Mitte teistega arvestav, eks ju, üksi, hästi üksi, niimoodi endasse tõmbunud või vot see võib olla selline, kui ta on läbib oma karmat või õppetundi või midagi, mis ei aita tal tegelikult edasi liikuda. Number 5 on positiivne, on see, et arvatavasti sa oled milleski hea ja sa oleksid hea õpetaja teistele. Õpetaja sellisel moel, et sa võid just, et mingit muutust luua, mis on kvaliteetne. Selline õpetaja. Number 5. Eluteega. Et kui sa seda teed, siis saadab sind küllus, siis saadab sind tervis, siis saadab sind heaolu, rõõm, kergus, sa tunned ennast justkui enda elemendis ja nii edasi. Et sa lood muutust ja sa lood seda konstruktiivselt, sa panustad sinna, sa tead, et sa oled milleski hea, sa tunned selle ära ja sa panustad seda teistele ja teised saavad sellest ka abi, toetust, edasiminekut, arengut, jah, see on mingi arenguga seoses. Lood mingit muutust, mis loob arengut. Õpetad midagi. See on number 5. Võib-olla karmaatiline ehk lõunasõlm võib siin olla, sinu suur takistus võib olla see, et sa lood võib-olla rohkem niimoodi nagu kaost. Et sa ei loo muutusi konstruktiivselt, vaid sulle meeldib luua muutusi teisi šokeerides või midagi šokeerides. See võib olla, et sa pead veel lihvima seda oskust, kuidas seda konstruktiivselt teha, kuidas konstruktiivselt õpetada, jagada ja et muutused on küll head, aga võib-olla, et kuidas seda teha sellisel moel, et nii sulle kui ka teistele see loob nagu mitte segadust, vaid selgust ja nii edasi. See on võib-olla number 5. Number 6 õiget pidi on siis armastajad. Tegelikult on ka sõprustasakaal,
harmoonia, rahusada. See tähendab seda, et sa õpid arvatavasti paarisuhteid, sa õpid iseenda sisemist liitu, mees- ja naisenergiate tasakaalu, aga arvatavasti sa õpid ka partnerlussuhtes sellist tasakaalu. Tahad luua seda. Sa oled tegelikult sellele meelestatud. Natuke selline naisenergia ikkagi, jah. Naisenergia jälle intuitsioon, sisetunne, tunded, emotsioonid, et sa tahad seda nagu, et see oleks kvaliteetne, et see oleks tasakaalus ja nii edasi. Karmaatiline võib olla see, et sa oled kuskile takerdunud ja võib-olla liiga isekas. Et sa millegipärast ei taha luua tasakaalu, et sa mõtled võib-olla ainult endale, võib-olla sinu eesmärk on sinu sisemine liit ainult oleks korras, et sa nagu ei taha panustada ja võib-olla pühendada ka välisele liidule millegipärast. See võib olla sinu karma, see võib olla mingi eelmise elu muster võib-olla, kus jah, sa võib-olla nii keskendud tööle, mingi õpetamisele või tööle, aga et leida seal tasakaal, see ongi see number 6 õigetpidi Põhjanaela suunas on see leiad tasakaalu, ehk siis kõige vahel oma elus. Sõprus, suhted, töö, kõik need eluvaldkonnad on sul kenasti tasakaalus ja sa süüvid neisse, sa oled pühendunud, et sa tead, et selline paarisuhe on, ka toetab seda ja nii edasi, et selline armastajad on number 6 ju ka. Et kas sa oled siis nagu, ma pean vahepeal, et kas sa oled üksik või kas sa oled sisemisele liidule keskendunud või välimisele, see olenebki sinust väga palju. Põhjanael on see, kui sa nagu, sest me kasvame, me areneme rohkem, kui me oleme koos, kui me peegeldame teistele, kui me loome koos, kui me oleme koos ja seal on ka see mees- ja naisenergiate tasakaal nagu number 2-lgi, see on ääretult oluline, sest muidu sa jääd ühte või teise liialt kaldu. Et elu alati tahab liikuda tasakaalu suunas, et oleks mees- ja naisenergia tasakaalus. Ja mõnes kaardipakis, kui ma nüüd vaatan numbritele lisaks ka numeroloogilisi taroneid, mis on ka sümboolsed, mõnes kaardipakis on armastajad sellised, kus on armu kolmnurk, mõnes on, kus on perekond armastajad siis. Ja mõnes on, kus on lihtsalt paar ja on universum, eks ju, ingel, kõrgemad jõud. Et ma näen siin seost ka, et võib-olla see karma on see, et kus armastajad on armu kolmnurka, sa oled kuhugi kinni jäänud oma eelmistes eludes. Põhjanael on see, et sa oled oma partnerlussuhted, sa lood tasakaalu, sa lood oma rahusadama ja sa lood oma perekonna. Ja väärtuste süsteemis oled sa ise tähtsal kohal, siis tuleb sinu partner, siis tuleb teie kodu, siis tulevad lapsed ja nii edasi, töö ja nii edasi. Et see on see põhja suunas minek number 6, siis Põhjanaela suunas. Jah, et ma arvan, et ma sain kaetud. Number 7 on juba küpsem hing ja number 7 ta on maagiline number, eks ju. Ja ta on maagiline number ja ma ei saa üle ega ümber, et ta on ka selle kaariku, tarokaardis, kaardipakis see kaariku, kus on must ja valge hobu. Ja tasakaal selle vahel jälle duaalsus tuleb välja mul. Siin ongi selline osa, et sul võib olla kogemusi sellise nagu empaatiaga ja taakempaatiaga. Ehk taakempaat ja empath. Et kuidas leida et mitte minna mingitesse lõksudesse, mis on, et sa ei tohi minna nagu kraavi. Kraavi võib sind tõmmata mingi
kui sa valid ühe poole või teise poole, sul on vaja nagu neid ühendada omavahel, siis on nagu hästi. Sina oled see kuldse kaariku juht, sina juhid oma elu, sina tasakaalustad need poolused. Siin on tähtis, number 7 on tähtis teha varjutööd. Et see kaarik sõidaks pikalt ja nii edasi, et nad oleksid endaga ausad, vaataksid enda sisse. Kindlasti neil võib olla ka suguvõsaga juurte huvi tunda nende vastu, et sealt nad ammutavad oma väge, kui nad teevad varjutööd, kui nad võtavad sealt ressursi, aga teevad ka varjutööd, siis see varjutöö muutub ka ressursiks, mis aitab tal edasi liikuda. Et need ei kontrolliks teda, vaid et tema oleks see kaariku juht nii-öelda. Ja kindlasti on nad spirituaalse maailmaga seotud. Pahupool ongi see, et kui ta varjutööd ei tee, siis lihtsalt võib olla nii, et see kaarik väga pikalt ei sõida ja ta takerdub mingitesse teiste inimeste peegeldusse tema varju osas. Et kui ta seda ei vabasta endast, siis ta jääb kuidagi takerduma teistest seda nägema ja teised takistavad teda selles. Aga kui ta selle vabastab, siis vastupidi, see muutub tema edasiviivaks jõuks. Ja spirituaalsus ja juurte töö või suguvõsa uurimine, see võib olla siin väga hinnas. Ja igas suguvõsas on ka omad varjud ja valgused. Hea on see ressursi, seda nagu tundma õppida ja ressursiks pöörata edasiliikuvaks jõuks. Ja 7 on üpriski selline mehine number minu jaoks ja et sa juhid neid, oled teadlik mõlemast, siis sa saadki paremini juhtida. Ja siis mitte miski ei takista sind, siis kui sa selle nagu läbi teed, see on nii, et see kaarik läheb väga kindlalt edasi ja väline kõik kaob, hajub eemale, sest sa oled nii fokusseeritud oma eesmärkidele. Et ja siin on ka hästi duaalsus, et selline tunded, mõistus ja päike, kuu, naismeesenergiate tasakaalu soov, et edasi liikuda, siin on see hästi nagu jõuliselt oluline ja tähtis. Ja kui eelmises elus oli see number 6, õppisid paari suhteid ja kui sa seda eelmises elus õppisid hästi või olid isekas indiviid, siis selles elus natukene need mõjud annavad tunda, aga sa saad teha eelmise elu vigade parandust veel, järelmõjusid võib siin olla, et võib-olla sa tahad kaarikuga edasi minna, aga siin on ka see nais- ja meesenergiate tasakaal ja see sisemise liidu ja välimise liidu tasakaal. Et see on omavahel seotud selle number 6-ga ehk armastajatega. Et mõnel võib olla nii, et ta õpib ka eelmise elu mustrit veel natukene siia, et jõuda selle number 7 põhjanaela suunas, et liikuda kindlalt edasi. Et mõnikord me võtame ka eelmise elu mingeid numbri neid dünaamikaid endaga kaasa siia ellu, et siis kui seda saab järel mõista ja teha, siis ka see uus number ankurdub paremini. Ja läbi suguvõsa mustrite, korduvmustrite sa võid sellest õppida ja ümber muuta, kui tarvis. Et see on ka üks, et number 7 on ka manifesteerimise number, spirituaalsus, manifesteerimine, see on ikkagi selline enesearengu tee number. Ja suur kaitse, sest mõnes kaariku kaardis on see nagu Merkaba, see kaarik on justkui nagu Merkaba kujuline, et nagu kõrgemad ongi maisus ja ebamaisus käib number 7-ga kaasas. Müstilisus, mingi andekus, talendikus, väekus, mingi eriline aura, mingi eriline essents käib kaasas, et tõeline autentne olemus, kõrgemad hingesidemed ja võib-olla ka vanem hing, eks ju. Ja number 8 on selline, et number 8, kui ta on põhjanaela suunas, siis ta käib, kas ta loob või ta käib juba küllust teadvuses. Ta loob küllust endale, aga ta aitab ka teistel luua küllust, sest ta teab, et temal endal on külluslikult ja ta on seljatanud puudusteadvuse, kadedused ja
vaesused või mida iganes, ta on selle kõik seljatanud, ta on omas väes, ta on oma keskmes ja ta loob läbi külluse, tal on ülevoolavalt palju armastust, tundeid, arvatavasti ka mingeid tarkusi või teadmisi või mingi intuitsioonipagas, eks ju, armastust kindlasti, universaalset armastust, tal on seda väga palju. Ja siis ta naudib seda küllust või ta loob seda küllust, aitab endal hoida hülal või ka teistel aitab luua seda teadlikult või ta jagab seda kellegiga, näiteks oma inimestega ja nii edasi. Tihti need on vanemad hinged ja nad ei huvitu massidest. Nende piir võib olla ikkagi väiksem. Nad on huvitatud hingesugulusest või hingest hinge. Need ei ole lihtsalt pealiskaudne kommerts nagu võib-olla seal nooremad hinged, et nad on juba vanemad hinged. Ja kõrgemad hingesidemed on kindlasti siin ja nad pühenduvad sellele, nad pühenduvad, nad valivad, nad loovad, nad jagavad. Ja tihti selline tasakaalus jagamine, andmine, saamine, vastuvõtmine on neile oluline. Nad ei ole lihtsalt andjad, vaid neil on oluline ka, et nende ringkonnas oleks see tasakaalus, andmine, saamine, vastuvõtmine mingil moel. Ja nende karmasõlm võib olla see, et nad lihvivad mingi eelmise elu mustrit, mingit puudusteadvust, kas parandavad seda, kas õpivad sellest, kas võib-olla elavad mingit oma eelmise elu karmat läbi, kus nad peavad mingit puudust tundma. Võib-olla selles elus isegi nad on teinud midagi, mis on rikkunud kellegi piire. Näiteks nad on olnud liiga isekad. Selle asemel, et näiteks võrdväärselt, ausalt, õiglaselt omavahel ära jagada, nii nagu igaüks on panustanud ja võib-olla aidanud teineteist, kui on raske olnud, nad selles mõttes ei ole seda teinud, et nad on pigem isekad olnud ja puudusteadvuses võib-olla ka kadedad ja sellised rohkem võtjad. Kas eelmises elus või mõnikord ka selles elus, kui ta seda õpib, kui ta on sinna takerdunud. Ja siis nad tihti, kui nad on seda teinud, siis nad ei saa sinna, kuniks nad on õppetunni ära õppinud, nad ei saagi sinna külluse areenile ehk Põhjanaela suunas minna. Et kuniks elu õpetab neile, et vaata, sa tegid seal vea, sa läksid üle kellegi piiri, sa kas energeetiliselt või rahaliselt või varaliselt mingil moel kas võtsid, läksid üle piiri, kuritarvitasid usaldust või varastasid, eks ju, mõni ka varastab. Et ta peab seda karma asja tasakaalustama sellega, et ta teeb siis maailmale mingil moel, kas hakkab tegema mingit teemat sellega seoses, et ta peab või kui ta seda ei tee, siis ta peab õppima sellist nagu ta võib järsku näiteks isegi rikkusest kukkuda sellisesse auku, sest universum saab aru, et ta kuritarvitas seda väge, mis ta sai kingitusena, siis võidakse talt see väga ruttu ka ära võtta. Kui ta ei oska seda austada, kui ta ei saa aru, kui ta ei jaga seda näiteks edasi, armastusega on isekas ja nii edasi, või rikub kellegi piire, siis ta ei saa minna, siis ta on kinni karmamustris, siis ta ei saa minna küllusteadvuses edasi. Ei saa kogeda seda. Ja kui sa jõuad sinna, kui sa oled ikkagi selle ära parandanud, eelmiste elude vead või selles elus, näiteks andes midagi, panustades midagi, mida sa oled võib-olla võtnud, kui sa seda teed, sa võid seda parandada, seda enda mustrit ja astuda küllusteadvusesse, aga kui sa nüüd küllusteadvusesse astud, sest sa oled selle tasakaalustanud, selle võla, mis sul on eelmistes eludes olnud, või see mõnel ka selles elus mingi viga, mingi õppetunni viga. Aga kui sa oled selle tasakaalustanud ja selle augu neutraliseerinud ja
oled astunud küllust teadvusesse ja oled rahatark näiteks või ja külluse ja rahatark, siis võib nii olla, et on tähtis, et sa hoiaksid ka sellist humbleness'i, et sa ei läheks üleolevaks, et sa ei kuritarvitaks seda, et sa oleksid selline inimlik ja jagaksid ka edasi kas oma inimestega või siis võib-olla sa tahad panustada kuhugi heategevusse, mis sind kõnetab ka südamest nagu mingi teema. Et selline edasi, et see oleks voolav. Aga nüüd ongi see südametunnistuse asi, et sa oled karmas, kui sa oled näiteks, kuidas öelda, me ei ole olnud rahatargalt käitunud kas selles elus või eelmises elus, et siis on hea seda tasakaalustada ja tulla rohkem sinna keskmesse ja sealt hakata siis looma. Et see ongi see, et number 8 sümboliseerib küllust, raha, aga ta just eriti sümboliseerib ka karmat. Et kui see ongi see, et kuidas sa oma eluenergiaga, oma rahaga toimetad, seda ka saad või kuidas öelda, seda sa ka lood. Et see ongi sinu selle nagu number 8 elutee see. Et näiteks kui on selline asi olnud, et abikaasad on koos väga palju kenasti loonud, nad on mõlemad number 8 elude numbriga, nad on väga palju koos loonud ja panustanud võrdselt ja lahku minnes niimoodi nagu jagavad võrdselt vara, sest ei olegi mingit nagu, et ei ole mingit süüdistamist ja asju, vaid tasakaalus neutraliseeritult mõistavad mõlemad teineteise panust. Mõistavad ka seda, et nad olid siis ja on ka nüüd abiks, kui on mingi teema olnud, aidanud hoopiski küllust luua, mitte varastanud, mitte manipuleerinud, mitte kuidagi moodi sahkerdanud, siis need mõlemad number 8, isegi kui nad enam koos ei ole, nad lähevad edasi sellisel, kuidas öelda, mõlemad külluslikul viisil. Sest keegi ei kuritarvitanud kellegi eluenergiat, raha, usaldust, kõik oli aus ja õiglane, siis nad mõlemad teevad endale suure õnnistuse, sest edaspidigi neid küllus saadab elus. Nad lähevad mõlemad siis lähevad eraldi küll, aga mõlemad lähevad Põhjanaela suunas. Nemad on oma puudusteadlikud mustrid ära tervendanud, vankumatult integreerinud isegi. Need jäävad eelmistesse eludesse, sinna sõjaaega. Et see on selline üks näide võib-olla, kuidas Põhjanaela suunas nagu mindakse. Aga kui sa oled selline, kes ihub ammast kellegi teise vara üle ja manipuleerib ja nii edasi, on võib-olla mingid trikke, manipulatsioone teinud, siis sa kindlasti oled seal karma ülesandes ja sul on väga suur tee minna, et Põhjanaela suunas, kas üldse selles elus. Et nagu sa pead väga palju pingutama siis. Number 9 on siis sellised väga saavutuste kesksed, edumeelsed ja nad nagu see on ringi lõpp, eks ju, sest peale 9 tuleb 10, mis juba kukub 1 tegelikult, kuigi 10 on raha, aga et ta kukub 1, vaata, läheb 1 sinna, mis ma juba rääkisin. Aga number 9 on siis väga edumeelsed, ringide lõpetamine, sa oled vanem hing, sul võib olla viimane eluaeg siin maa peal. Seega kindlasti on sul mingid igas eluvaldkonnas mingide ringide lõpetamist ja sa oledki, kas oled väga kindlameelselt, lähed läbi järjekindlalt, muudkui panustad ja lähed läbi ja sõidad kõigest läbi ja tõesti panustad ja enesearengu teekonnal väga oled keskendunud ja pühendunud ja lähed viimased õppetunnid läbid, hingeõppetunnid läbid, siis sa oled kindlasti Põhjanaela suunas, et mitte miski sind sa oled nii suures austuses ja enesearmastuses. Et sa usaldad ennast ja ma usun, et ka loojad või universumit, loodust. Et see on kindlasti loodusega koostöö, selline vanem hing teeb kindlasti, siin on kindlasti kõrgemad hingesidemed, võib isegi olla nii kaksik hing kui kaksik leek ühel eluajal sinuga võib kohtuda, sest sa oled sa oled niivõrd advanced hing ja Põhjanaela suunas on see, kui sa tõesti lähed tulest ja veest läbi ainult oma
sa tead, mis on õige, aus ja õiglane ja sa teed loodusega koostööd. Et sa ei kuku sinna mingitesse see karma pool on see, et sa võid kukkuda tagurpidi kuute ehk siis ise saboteerides ennast, minnes võib-olla oma varju ja rikkudes võib-olla oma tee, et sa pead hästi aus ja õiglane ja loodusega koostööd tegema ehk järgima loodusseadusi, siis sa oled oma põhjanaela suunas. Tagurpidi 9 võib tähendada seda, et sa võid kordama jääda oma õppetunde lihtsalt, kui sa lähed karma ülesanne, liiga karma, kui sa lähed teiste inimeste virvarriga kaasa, kui sa ei usalda ennast ega usu piisavalt iseendasse, sisse ja loodusesse ja koostöösse. Kui sa lähed igasuguse elu virvarriga nagu kaasa sõltuvustega või midagi iganes, siis see kõik takistab sul minemast oma elu peateel sinna lõppsihtpunkti nii-öelda, et viimane ring, et sinu elus saaks see ring lõpetatuks. Et see on selle eesmärk, et siin on võib-olla ka hermit natuke rohkem inimene, kes võib olla küll kõrgema hingesideme selles mõttes, et ta enda sees on sisemised liidud väga tugevad ja ta võib seda kellegiga koos, kes on ka vanem hing läbida. Keegi võib teda selles ka aidata, peegeldada ja nii edasi, aga ma ei näe teda kui masside keskset inimest. Ma näen teda kui oma hinge peateel käijat. Ta võib olla ka õpetaja kindlasti, jagaja, mingi spirituaalsusega kindlasti ka, aga et ta mingitesse karmasidemetesse või mingitesse masstootlusesse või massi sisse ära ei kao, ta kindlasti ei kao, ta on kindlasti keegi, kes on väga arenenud, edasi arenenud hing, aga et ta ei lähe mingite oma nõrkustega kaasa, siis on ta karmasidemes ja võib kukkuda number 6 üldsegi. Ehk alustada uuesti otsast peale need 6 etappi. Selle asemel, et edasi liikuda jõudsalt, peab ta nagu istuma jääma, nagu kooliski on elus ka, et jääb istuma ja peab need klassid uuesti läbima. Et kas sellel eluajal ta teeb seda korraga kõik, kui ta tahab ikkagi jõuda selle ringi lõpetamisse, või siis kordama ka tagasi tulles siia. Et ta ei saa veel maalt lahkuda, peab veel neid hingeõppetunde siin maal veel kordama, nagu klassigi jäädakse kordama. Et siin võib olla see oht, et kui ta jääb karmasidemetesse või õppetundidesse kinni, sõltuvustesse. Aga see oli siis selline huvitav ülevaade. Ma arvan, et ma sain kõik kaetud. Kui see sind kõnetas, sa tundsid ennast ära või kedagi teist ära, kelle elude numbrid sa tead, siis pane like, siis ma tean, et kinnitus, selge, oli abiks seada siht ikkagi alati edasi, näoga päikese suunas, liikuda oma elus edasi, sest elujõud, vaata, jõgi ka voolab merre alati ja elus kõik liigub tasakaalu suunas, et sa jääks kuhugi kinni, sest see ei ole juhus, et sa just sellise elude numbriga oled siia maailma praegu sündinud, et sul käimas olev elu on kõige tähtsam üldsegi. Eelmised elud on üks asi, jah, nad mõjutavad meie neid elude numbreid, kuid praegune elu on kõige väärtuslikum ja olulisem ja selle eesmärk on hea ankurduda või käia seda teed, see aitab, toetab sind. Kindlasti ka sünnikaardi vaatamine aitab juurde sul mõista neid asju, aga kui sa tundsid siit ennast ära ja said kas või kinnituse, et ma olen oma põhjanaela suunas või ma olen siin natuke takerdunud, ma teen korrektuure, ma taipan ära nüüd, siis pane like, siis ma tean, et see on mul endalegi huvitav teada, sest numbrid on väga maagilised ja põnevad, rohkem isegi kui tähed. Nii et nad on sümboolselt väga kõnekad ja ma olen uudishimulik, et kas sind ka kõnetas ja kas sina said ka kinnitusi või taipamisi. Aitäh sulle, kui sa seda jagad like'iga, siis ma tean. Aga kui sa soovid lähemalt vaadata oma elude numbrit ja kuidas põhjalikumalt ja lähemalt, võid minuga broneerida ka eraseansi, kontakt on siin infos all. Selleks korraks kõik, kohtumiseni!